Indrek Teder, kas võiks küsida teie käest kommentaari, mida teie arvate sellest, et Vabariigi Valitsus ei lase vabakutselisi ajakirjanikke Vabariigi Valitsuse pressikonverentsile? Oska seda nüüd kommenteerida praegu. Kas võib teie poole pöörduda järelepärimisega selles küsimuses? Pöörduda võib ikka, aga ma ei ütle mingisugust seisukohta praegu veel. Aga kuidas te kommenteerite seda niinimetatud langi eelnõu, mis siis võimaldab ajakirjanikke hakata vangi panema? Ma ei ole seda praegu analüüsinud ja kui ma ei ole analüüsinud, siis ma ei tahaks anda mingit seisukohta ette. See oleks liialt kategooriline väide ilma põhistuseta. Aitäh! Laine Jänes. Tere, proua Laine Jänes. Kas võib üks küsimus? Nii. Et küsiks seda, et miks teie erakond tahab hakata ajakirjanikke nüüd vangi panema? See ei vasta tõele. Aga härra Lang on tulnud lagedale sellise seaduseelnõuga, et kõiki ajakirjanikke ähvardab vangipõli, kui nad kirjutavad selliseid, kui nad ei taha allikat paljastada. Kas teie suhtute liberaalina sellesse? Ma arvan, et see ei vasta tõele ja see on kõik, mis mul teile öelda on. Aitäh! Tänud! Ei vasta tõele, ütles kultuuriminister Laine Jänes. Järelikult ajakirjanikud valetavad. Tere! Tere, Tamsi! Seeder tuli esimesena. Jah, aga teie olete liberaal, et kuidas te kommenteerite seda, et teie erakond ikkagi tahab hakata ajakirjanikke vangi panema? Et te olete liberaal? Meil ei ole vanglas vabu kohtigi nii palju üldse, kui et me kõik ajakirjanikud saaksime vangi panna. Aga selline plaan on härra Langil. Miks minema? Langi seisukoht oli selline. Sellist lehelt kinni mõlemist on Inga Jagomäega, me saame intervjuu teha. Tere, Inga Jagomäe, et võib-olla paar küsimust. Et kui kaua see alaline keeld muidu kehtib, et kas see on kuni Ansipi valitsuse lõpuni või kuidas, kui kaua? See nii kaua, kuni teie tegevus vastab ajakirjanduse usaldusväärsusele. Aga kas Vabariigi Valitsusel on õigus seda otsustada või see on Eesti Ajakirjanike Liidu pädevuses selle küsimuse otsustamine siiski? Inga Jagomäe siis põgenes. Inga Jagomäe põgenes, nii. Ta ei soovinud vastata minu küsimusele, et kas see ikkagi on Vabariigi Valitsuse pressibüroo pädevuses. No ta ka häbeneb, eks ta on ka ebameeldivas olukorras. Ma arvan, et tema on umbes samasuguses olukorras, nagu on praegu paljud Justiitsministeeriumi ametnikud, kes peavad nüüd seda ühe idioodi, ütleme, ma julgen nimetada Rein Langi idioodiks, kõigi ma pidasin tast varem lugu, on ta selgelt selles ametis, ütleme, idioodistunud. Osadel inimestel lihtsalt võim lööb pähe, midagi ei ole teha, eks. Härra Ligi, tere! Küsiks, et miks teie erakond tahab hakata ajakirjanikke vangi panema? Ei taha. Meie erakond, ainult kohus paneb ajakirjanikke. Ainult Lang? Ainult ajakirjandus paneb vangi, ainult kohus otsuse põhjal ükski erakond ei pane kedagi vangi. Meie oma kõige vähem, me oleme liberaalid. Te annate oma sõna? Mina annan oma sõna. Mina ei pane kedagi. Ja küll, suur tänu. Kohus, aegi kõik kokku vahele. Juhtudel mõni kaks. Ajakirjanik ise ka süüdi sellest. Okei. No nii, härra Ligi andis oma sõna. Ei, ta ütles, et kõik ajage kohtu kaela. Aga see ei ole ju mingisugune jutt ju tegelikult. Ütleme, et siis süüdi ei ole mitte seadusandja, eks ju, et süüdi ei ole mitte seadusandja, vaid süüdi on kohus, eks. Tere, härra Pomerants. Nüüd jällegi küsimus. Me oleme neljapäeval ikka siin, et kuidas nüüd teie suhtute sellesse, et Reformierakond tahab hakata ajakirjanikke vangi panema? Minu meelest on see jumalast vale arusaam. Et see, mis täna toimub lehtedes valgete esikülgede näol, et Eesti ajalehed hindavad ennast üle minu meelest, et tegelikult kui lehti lugeda, siis sealt väga harva võib leida mingisugust sellist artiklit, kus tegemist oleks mingisuguse, ma ei tea, kuriteo olukorraga, kus allikat oleks vaja kaitsta ja sellepärast jääb kuritegu avastamata. Et ajalehed teevad minu meelest ilmselgelt poliitikat. Kas teie toetate seda eelnõud? Mina arvan, et printsiibis jaa, see ei tähenda, eelnõud ongi vaata sellised huvitavad asjad, et enne kui nad seaduseks saavad, tuleb teha neil 3 lugemist. Ja minu meelest tuleks asuda ka ajalehtede väljaandjatel või on see siis ajakirjanike liit, kes iganes sisulisse debatti. Aitäh! Palun!